Tšauki tšauku, tarokad, ootan teid kõiki peregrupiga liituma. Muidugi tahan tänada juba kõiki, kes on peregrupiga liitunud. Mul on seal ikka tõsiselt piki liitujaid, inimesed, kellel hakkab varsti täis saama 3 aastat. Ja vaatame siis, mis siin lähitulevik toob kõigile 12 tähtkujule. Tšauki tšau kõikidele jääradele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Mis tuleb jääradele? Mis tuleb jääradele? Opsti, jäärad, väga hea. Põnev. Esimese kaardina muidugi nägu ülespidi jäära jaoks sauade äss. Ülimalt tugev, enesekindel, siuke võidukas energia, siis hästi siuke nagu füüsiline, et sauad tähendavad aktiivsust, loovust, kirglikkust, et see on kindlasti siuke nagu tegutsemise kaart, aga tegutsemise korral te saavutate mingi edu või võidukuse. Võib-olla on tegemist mingite loomeliste asjadega, võib-olla tegelete mingi loomelise asjaga, aga kindlasti minge sinna suunas, kus on kirg või kuhu süda kutsub justkui. Ja võib tähendada mingid väga edukaid uusi algusi, aga igal juhul siuke hästi suur tegutsemise kaart ja tähendab hästi tugevat nagu enesekindlust ja eneseusaldust. Teise kaardina on jääral väljas mõõkade 10. 10 nüüd on kõik siuksed kaardid, mis lõpetavad ära natukene raskemat tsükli ja alustavad mingit uut paremat tsüklit. Aga mõõkade 10 on kõige raskem siis siuke nagu 10 kaart. 10 mõõka selga. Jah, tundub, et Luna täpselt seal õigel hetkel tegi häält 10 mõõka selga. Aga see võib tähendada seda, et justkui siin minevikus olete nagu mäest alla tulnud, võib-olla ka põhjas ära käinud, aga tegelikult see on siuke pöördepunkt elus või valgustushetke kaart. Ja see ütleb, et nüüd uus tulevikutsükkel peaks asjad hakkama liikuma nagu üles mägede jaoks, et midagi siin nagu kindlasti hullemaks minna ei saa ja tegelikult see sauatäst näitas ka kohe ära mingit võimekust uute alguste suhtes. Ja 3. kaardina on siin väljas mõõdukuse kaart, mis tegelikult on jäärad teile päris hea, sellepärast et mõõdukuse kaart on siuke kaart, mis ütleb, et kindlasti peab nagu tegutsema, aga see kaart ütleb samas ka seda, et ei ole vaja liigselt nagu kiirustada, et tuleb teha nagu läbimõeldud otsuseid ja valikuid ja siuke tasa ja targu, et tasakaal ja te võite saavutada selle energia, aga te võite juba olla selles energias, et kui te ise teate, et midagi natukene on siin üle piiri läinud, siis kindlasti tõmmake tagasi, et see on siuke nagu kõike võib, aga mõõdukuse piires kaart, et igaüks teab ise, mis see tema jaoks on, eks ju. Samas siin tõesti siuke nagu rahulik energia, mis ütlebki, et lihtsalt rahulikult tegutsege, tehke läbimõeldud otsuseid, valikuid ja siis on ka elu nagu tasakaalus. Ja see äss ikkagi mingit edukust siin näitab. Vaatame lõpetuseks, mis tuleb jääradele kuutarapakist. Mis on siin jäärale tulemas kuutarapakist? Mis on tulemas kuutarapakist jäärale? The answers you need are coming. Vastused, mida te ootate, on teie poole teel. Et ma ei tea, ükskõik mis olukord see siis on ju, jällegi toonitan, ärge liigselt kiirustage, et sauatäss on küll siuke julge kaart ja enesekindel kaart, aga ei maksa nagu pea ees mingitesse lollidesse olukordadesse sisse nagu joosta. Ja samas tegelikult mõõkade 10 ütleb ära, et raske tsükkel peaks olema läbi ja algab siis uus parem tsükkel teie jaoks. Jäärad, see oli siis selleks korraks teie video, kui meeldis, pange pöidla nuppu ning kohtume järgmine nädal taas. Tšauki tšau kõikidele sõnnidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Mis on tulemas sõnni poole. Ja kas midagi väga head siit just lendas, ma nägin siukseid erksaid, ma ei tea, kollakat just mingit tooni. Loodame, et see on hea märk siis sõnnidele ja mis on siit tulemas veel. Ahaa, ja nüüd niimoodi kohe salvas natuke andis 2 mõõka. Mõõgad siis on siuksed mentaalsed ja tihti mingid suhtlusalased kaardid. Samas nüüd esimese kaardina hüppas kohe välja mõõkade 7. Natukene ettevaatlik võib-olla peate olema, et see on siuke pettuste, valede, varguste kaart ka mingil puhul, aga kindlasti siuke taktikalise käitumise kaart või olukorrale teise nurga alt lähenemise kaart. Et ükskõik, ma ei tea, mis olukorras te siin täpselt olete, aga kui te olete mitu korda proovinud ja ei ole õnnestunud, siis proovige kuidagi teistmoodi või mingi teise nagu lähenemisega sellele olukorrale vastu minna ja siin võib tulla nagu läbi selle mingi kiirem areng. Luna paneb ikka hullu praegu. Muidugi teise kaardina
on siin väljas teil mõõkade baas ja noh, mõõkade baas tihti võib tähendada uusi väljakutseid. Väljakutseid muidugi ei peaks siin nagu kartma, et tuleb ka neile vastu minna, sealt saab nagu areneda ja õppida. Võib ka olla mingi uudistekaart, mingi netisuhtluse kaart, et baasid mõnikord on niisugused nooremapoolse austaja kaardid. Et mõõkadega on see mingi hea suhtluse nagu energia või tugev suhtluse energia, võib-olla mitte hea siis, sest tegemist on justkui tarapõhjal siis negatiivse kaardiga, aga see võib tähendada ka proovile panevat mingit nooremapoolset austajat või midagi sellist. Et võimalusi selle kaardiga on palju, et netisuhtlus on hästi tugev nagu, et netisuhtlus mingid petturid, olge kindlasti ettevaatlik. Siin võib olla sennidele sõnum ja okei, väga hea oli kolmas kaart, täpselt siuke kollakas oranžikas, mida ma enda arust nägin ja kolmanda kaardina on sennidel väljas siin jõukaart. Jõukaart muidugi näitab siis nii füüsilist kui mentaalset tugevust ja noh, põhimõtteliselt see ütleb, et te olete piisavalt tugev, et siin hakkama saada ja läbi lüüa nagu mingis olukorras, siis ma ei tea, mis katsumus teil tuleb või milles teil see olukord on, aga igal juhul jõukaart nagu ütleb seda, et võib tulla nagu kaikaid kodaratesse, aga mida vähem te nagu tähelepanu negatiivsetele asjadele pöörate, seda lihtsamini te nagu läbite need asjad või sõidate neist üle justkui isegi, et noh, jõukaart, et sõidab lausa üle vaata ja põhimõtteliselt see kaart nagu ütleb seda, et kui te ise alla ei anna, siis ei ole teil võimalust nagu kaotada. Ehk siis te ei pea nagu kiirustama, aga lihtsalt tegutsege edasi ja tõesti siin võib olla mingid taktikad või noh, muidugi see suhtluse energia midagi võib siin ka olla nagu, võib-olla keegi on siin vaikinud pikalt nagu, võib-olla oleks aeg suhelda, mingi siuke olukord võib siin ka kellelgi olla. Aga vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb sennidele Kuutaro pakist. Mis on siin tulemas sennidele? Mis on tulemas sennidele? Sennidele lähitulevikule. Ja nüüd. Või siis nüüd. Või äkki nüüd. Või hoopis nüüd. Sennid, ma ei tea, mis värk on. Te ei taha mulle kaarti anda. Ja kohe tuleb. Ei. Siiski. A new romantic cycle is beginning ehk siis uus romantiline tsükkel algab. Et see on niisugune tõesti huvitav selles mõttes, et see mõõkade baas on niisugune nagu proovile panev austaja kaart, aga võib-olla kui siin on keegi paneb nagu proovile, siis tasubki läheneda mingi taktika või mingi kavalusega sellele olukorrale ja tegelikult noh, nagu ma ütlen, jõukaart ütles, et kõigega saate hakkama, kui ise edasi tegutsete. Nii et on mida oodata, sennid, see oli siis selleks korrast teie lugemine, visake pöidlanuppu, kui meeldis ning kohtume järgmine nädal taas. Tšau kõikidele kaksikutele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Huvitav siin viimasel ajal viimastes videodes on just kaksikute tähtkujus Luna siin midagi toimetanud minu ümber ja ka nüüd siis kaksikutele lugemist tees tuli Luna siia minu selja taha pikutama. Luna võib-olla siis tahab kaksikuid tervitada, aga esimese kaardina nägu ülespidi hüppas kohe kaksikule välja müntide 10. Põhimõtteliselt parim 10 kaart, mida saab saada, sest 10 tähendavad kõik nagu raskema tsükli lõppu ja parema tsükli algust, aga müntide 10 on siuke üleüldine nagu külluse ja viljakuse nagu tsükkel ja küllus on ka nagu armastuse energia ja viljakus võib ka tähendada rasedust ja noh, mündid ikkagi on siuke raha, küllus, luksus on ja noh, üldse kogu küllus, et see on niisugune nagu väga hea nagu ka pereenergia, müntide 10 on alati olnud väga hea pereenergia nagu kaart. Ehk siis mingi tõsiselt hea tsükkel võib siin alata. Muidugi kindlasti paljudele see võib olla siuke töö ja karjääri mingid võimalused. Et võib-olla nagu tööpere ka kellegi jaoks võib siin areneda. Teise kaardina tahtis kaksikutele ennast näidata sauade 7. See on siuke natukene nagu tõsine kaart, aga samas positiivse nagu energiaga, et see on siuke endale kindlaks jäämise kaart ja enda ees seismise kaart. Muidugi sauad, eks ju, aktiivsus, loovus ja kirglikkus, et see aktiivsus on kindlasti siuke nagu tegutsemise energia, et te peate siin ise tegutsema enda eesmärkide nagu nimel ja siin võib ka olla mingit konkurentsi, sest siin siuke sauade energia on siuke aktiivne energia, aga kui te jääte endale kindlaks ja tegutsete, siis põhimõtteliselt ei saa keegi teid enda teelt nagu kõrvale tõmmata, sest sauade 7 nagu negatiivse poole pealt ta natukene võib tähendada seda, et keegi meelega üritab teile nagu halba nõu anda või nagu mingit petta justkui või enda teelt kõrvale tõmmata, et pigem tegutsege siin enda eesmärkide nimel.
ja kolmanda kaardina on tulemas kaksikutele välja õnneratas. Ja õnneratas jällegi ütleb, et tegutsege, sest õnneratas ütleb, kui te jääte koha peale seisma liiga kauaks, siis hakkab saatma teid ebaõnn ja mingid asjad võivad nagu üldse hoopis teie jaoks ära lõppeda. Aga kui te ise tegutsete, siis saadab universum teid nagu hea õnne ja uute valikute ja võimalustega. Et sihuke igaüks on enda õnne sepp kaart on see tegelikult. Ja tõesti nii on, et kui te istute kodus luku taga ja mitte midagi ei tee, siis ei teki ka neid võimalusi. Ja kui hakkate tegutsema, liikuma, siis tekivad ka need võimalused ja noh, siin selle õnneratta kaardiga võib siin mingi väga hea õnn ka tagada teid ja tänu sellele võibki siis müntide 10 tsükkel nagu alata. Ma ei tea, kas ma soovitaks just lotot mängida, aga ma ei tea, midagi siin võib nagu olla, aga te peate selle nimel nagu tegutsema, et see ei saa olla nagu millegi ostmine. Et siin on mingi aktiivne tegutsemine ja eneseusk. Vaatame, mis tuleb lõpetuseks kaksikutele Kuutaro pakist. Mis tuleb kaksikutele Kuutaro pakist? Mis on tulemas kaksikule? Hopsti! Ja lõvi energiakaart, uus kuu lõvis ja confidence is your key to success. Ehk siis enesekindlus on edu võti ja siin tõesti täpselt seesama energia ongi sauade 7, et jääge endale kindlaks, tegutsege edasi enda eesmärkide nimel ja läbi selle tulebki mingi sihuke suur areng ja algab mingi väga külluslik uus tsükkel. Ma ei tea, kas on siis karjääris või armastuses või üleüldiselt, nagu ma ütlesin, külluse energia on väga sihuke lai spektrum. Aga kaksikud, see oli siis teie video, kui meeldis, pange pöidlanuppu ning kohtume järgmine nädal taas. Tšau kõikidele vähkidele ning vaatame siis üle, mis on tulemas teile lähitulevikus. Mis on tulemas vähkidele lähitulevikus? Oppa, no nii, ja üks kaart veel võtta ja libises siit vaki pealt niimoodi naljakalt. Aga tuleb vähkidele välja anda tänase lugemise teine äss, mis on siis karikate äss. Ja romantiliste suhete ja emotsioonide kaart siis kindlasti muidugi ka tugev spirituaalne energia, aga uued algused, mingid uued võimalused, kindlasti vallalistele uued romantilised võimalused ja algused, aga suhtes olevatele inimestele võib see tähendada mingeid uusi etappe nii-öelda suhetes, kokkukolimine, abielu, rasedus. Muidugi jah, tõesti see raseduse energia, aga igal juhul hästi palju positiivseid emotsioone ja noh, mõnus ka vaata vähid, et saate nagu esimesena selle karikate ässa kätte, siis see on justkui nagu teie energia siin tänases lugemises. Sauatäst tuli seal, ma ei mäleta kellegile seal alguses kohe, aga teise kaardina tuleb siit välja anda mõõkad 9 ja mõõkad 9 võib siin tähendada, et minevikus on midagi halvasti olnud. Muidugi võib see tähendada kellegi jaoks, et minevikus võis mingi romantiline side või suhe katkeda. Samas siis on nagu see tunne, et see mõõkad 9 on niisugune nagu mineviku kahetsemise kaart, et keegi kahetseb midagi nagu minevikust. Et kas teie kahetsete mingit suhet minevikust või siis keegi kellega teil suhe laiali läks, kahetseb seda, et ta teiega laiali läks. Et see on niisugune huvitav energia, võib tähendada mingit unepuudust või mingid imelik unenägusid ka, natukene niisugune hirmuärevuse kaart. Aga tegelikult 9 on niisugused nagu lõpetamise energiad. Ja siin on vaja siis võib-olla teha natukene mingit sisetööd ja õppida vigadest ja lasta lahti negatiivsetest emotsioonidest. Samas see võib ka olla negatiivse hirmu nagu vabastamise kaart. Et ma ei tea, mis siin täpselt on, et kas tõesti siis on, et läks minevikus mingi suhe laiali või on siin midagi nagu tekkimas, aga samas üks pool nagu midagi kardab või keegi ei ole veel minevikust midagi lahti lasknud. Kolmanda kaardina on vähkidel väljas müntide 2. Paindlikkuse ja võimalustega mängimise kaart ja räägib ka heast kohanemisvõimest, ütleb seda, et teie ellu võib tulla mingi järsk muutus ja tänu teie kohanemisvõimele suudate te olukorra pöörata nagu enda kasuks. Tegemist võib olla mingi materiaalse võimalusega, sest ikkagi müntide kaardid ja kahed tähendavad valikuid ja kui valikuvõimalust on, siis see on ju tegelikult hästi positiivne. Et siin võimalusi valikuid peaks olema, ma ei tea, kas see on suhetes, armastuses, midagi sellega kindlasti on siin seotud, sellepärast et karikate äss on üks suurimaid romantilise energiakaarte, aga võib ka olla nagu mingid töövõimalused ja siin keegi võib kahe vahel olla. Keegi võibki siin mõelda, et kas ta pärast kahetseb midagi. Väga huvitav. Vaatame, mida lõpetuseks on siin tulemas vähkidele Kuutaro pakist. Mis on tulemas vähkidele Kuutaro pakist?
mis on tulemas. Ja midagi siit tuli. Look at the bigger picture, vaadake siis suuremat pilti, et võib-olla te olete natukene liigselt kinni mingites pisiasjades. Samas, kui siin on mingi siuke võimalus, et kellegi läks siin minevikus side või suhe nagu laiali, isegi võib-olla abielu kellegi jaoks selle karikate ässaga, siis tegelikult siin on nagu see, et tuleb justkui lahti lasta siis mineviku hirmudest, et te võib-olla olete ennast nagu alla hinnanud ja sellepärast tunnete hirmu ja ei julge tegutseda, aga tegelikult te peaksitegi vaatama seda, et maailm on suur ja lai ja võimalusi on kõikidel inimestel. Ehk siis siuke huvitav energia muidugi kindlasti, ma ütlen, et valalistele inimestele see karikate äss võib tähendada siis justkui uut romantilist tsüklit, aga tegemist võib olla inimesega, kellel on veel natukene raskusi minevikust lahti laskmisega. Vähid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume järgmine nädal taas. Tšau kõikidele lõvidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Mis on tulemas lõvile? Ja kiiresti 2 kaarti väljas, jops, 3. ka. Ja mis siin on? Esimene kaart tahtis kohe ka nägu näidata. Ja esimeseks kaardiks on lõvi jaoks mõõkade 8. Mõõkade 8 nüüd natukene siuke kinnise energiaga kaart, isolatsiooni tähendab see, eks ju. Aga see võib tähendada enda peas kinni olemist, et see on siuke nagu hirmude kaart. Ja tegelikult mõõkade 8 ütleb, et mitte miski peale teie enda ei hoia teid tegelikult tagasi. Ja see kaart põhimõtteliselt soovitab nagu nii-öelda tegutseda, hakata mingi olukorra nimel ja võtta side silme eest ära, aga millegi tõttu keegi siin midagi kardab. Muidugi see ei pruugi olla alati lõvid teie enda energia. Et see võib ka olla kellegi teise energia ja tegemist võib olla nagu suhtlusega, sest mõõgad on hästi tugevad nagu suhtluse energiat, et keegi kardab võib-olla teiega suhelda või teiega ühendust võtta millegi pärast. Võib-olla midagi, mis juhtus minevikus mõõkade 8-ga. Ja siin võib midagi sellist olla, sest teise kaardina on lõvidele välja anda karikate 8. Ja 2 8 järjest, ehk siis 8 või 88, võib-olla olete 88. aastal sündinud, võib-olla on elutee number 8, eks ju, et kokku tuleb siis üldse 888. Võib midagi siin lisaks tähendada, muidugi karikate 8 on siis selline kaart, mis tegelikult räägib nagu ma ei tea, kas siis raske olukorra või toksilise sideme või suhte või mingi siukse negatiivse olukorra selja taha jätmisest. Võib ka olla mingi negatiivsete emotsioonide, nagu sest karikad on tugevad nagu emotsioonikaardid. Ja võivad ka olla muidugi kellegi jaoks hirmud, sest mõõkade 8 siin ees on siuke nagu hirmukaart. Et karikate 8 põhimõtteliselt ütlebki nagu seda, et te saate liikuda mingi elu mõtte või elu unistuse poole, aga te peate nagu midagi negatiivset siin enne minevikust nagu lahti laskma. Ma ei tea, mis see negatiivne asi teie jaoks on, aga sellega on vaja nagu tegeleda enne, kui te saate liikuda edasi. Nüüd 3. kaardina. Kolmanda kaardina on siin väljas müntide 2. Ja müntide 2 on selles mõttes põnev, et 2 tähendavad ju alati valikuvõimalust ja kui valikuvõimalus on, siis see on ju hästi positiivne. Kui üldse valikuvõimalust ei ole, siis ei olegi midagi, on ju. Aga paindlikkuse ja võimalustega mängimise kaart ja hea kohanemisvõime. See hea kohanemisvõime võib siin tähendada seda, et võib tulla teie ellu mingi muutus või on tulnud juba mingi muutus, materiaalne nii-öelda muutus. Aga see kaart ütleb seda, et kuna teil on hea kohanemisvõime, siis te suudate hästi nagu kohaneda ja pöörata mingi olukorra enda kasuks. Et mingid materiaalsed võimalused, ma ei tea, kas need on juba tulnud või on tulemas, aga midagi suudate pöörata nagu enda kasuks. Ja on siin siuke hea võimaluste nagu energia ka tööalaselt ja materiaalselt, et ma ei tea, mis need eelnevad 8 siin, millega see seotud on, aga võib-olla see valikud ongi see, et kas jätta siis minevikuga hüvasti ja liikuda tuleviku poole või teine valik on, et olla kinni selles mineviku energias ja mitte liikuda või ma ei tea, mis siin täpselt toimub, aga siuke huvitav see asi on. Vaatame lõpetuseks, mis tuleb lõvile Kuutaro pakist. Mis tuleb lõvile Kuutaro pakist? Mis on tulekul? Jah, nüüd. Peaaegu ja tuleb siin uus kuu kaljukitses kaart, täiskuu kaljukitses kaart ja see kaart ütleb, et the end of a tough cycle approaches ehk siis raske tsükli lõpp on teieni lähenemas.
ei ole vaja siin palju enam oodata. Samas kindlasti siin on vaja teha mingit sihukest nagu sisetööd või midagi selle mentaalse energiaga alguses kohe mõõkade 8 ja siis ka karikate 8, eks ju, et mingid negatiivsed emotsioonid minevikust, midagi on vaja nagu vabastada või lahti lasta, midagi võib olla siin nagu seotud suhtlusega, aga siin on mingeid võimalusi ja valikuid ja tegelikult kuukaart ütles, et peaks mingi raske tsükkel lõpp lähenemas, sorry. Lõvid, see oli teie video, kui meeldis, visake pöidla nuppu ning kohtume järgmine nädal taas. Tšau kõikidele neitsidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis on tulemas neitsidele, mis opsti ja neitsidele kohe paugutas sealt kaardi välja ja väga huvitav, väga võimsalt, väga mehiselt võib-olla võib isegi öelda, eks ju, sest tegemist on ju meesenergia kaardiga ja selleks kaardiks on siis mõõkade kuningas ja mõõkade kuningas on hästi sihuke iseseisev isik. Muidugi meesenergia alati ei pea tähendama seda, et tegemist on meesterahvaga. Luna siin jooksis jalge vahelt läbi, tahtis võib-olla neitsidele tšau öelda, aga mõõkade kuningas kindlasti väga hea suhtleja, hästi iseseisev, nutikas, aus, õiglane. Muidugi mõõkade kuningas võib olla hästi otsekohese ütlemisega või sihuke ennast kehtestav energia, aga jah, midagi võib olla siin seotud selle suhtlemisega. Kui te tunnete kedagi selles energias ära, siis see on selle inimese energia, võib olla mingi austaja partneri energia, lähedane isik. Kui kedagi ei tunne ära, siis võib see olla teie energia siin lähitulevikus või siis mingi uue inimese, kes teie ellu tekib. Ja ma tõesti ütlen, et selle meesenergiaga alati ei saa öelda, et tegemist on meesterahvaga. Muidugi nüüd teise kaardina on siin neitsidel kohe väljas päiksekaart ja noh, kui päiksekaart tuleb välja, siis ega siin midagi väga halvasti minna ei saa, et pigem tähendab see kaart ikkagi siukseid suuri arenguid ja võidukust ja positiivsust ja siukest head energiat, et ükskõik ka millistes suhetes, et sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed, kõikides võib toimuda areng, eriti võib-olla siis romantilistesse sidemetesse, et päiksekaart võib olla siuke nagu raseduse kaart ka, et siin mingi beebi ratsutab hobusega, onju. Aga hästi palju positiivseid emotsioone siis mingi olukorraga seoses ja väga-väga hea, mis tuleb viimasena, aga ai, siin kolmanda kaardina on nüüd neitsidel väljas ka mõõkade 5 ja mõõkade 5 võib tähendada natukene siukseid selja taga rääkivaid inimesi, kuulujuttude levitajaid, mingeid siukseid asju, aga tihti on need ka siuksed minevikus olevad inimesed, kellest te olete eraldunud ja need inimesed näevad, et teil läheb ilma nendeta palju paremini ja nad üritavad nagu teid võib-olla justkui tagasi tõmmata mingisse negatiivsetesse olukordadesse, et kindlasti mõõkade 5-ga tasub siin siukest negatiivset suhtlust ja konflikti vältida. Et midagi siin selle suhtlusega on seotud, sest 2 mõõkade kaarti, muidugi tugevad mentaalsed energiad, aga siin ongi võib-olla siis mineviku suhtes ka, et kui midagi läks nagu halvasti, siis õppige enda vigadest, vabastage negatiivne energia ja liikuge nagu edasi. Ei maksa sinna negatiivsusesse kinni jääda, sest päiksekaart on väljas, siin ütleb, et ei ole mõtet negatiivne olla. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb neitsidele ka kuutaro pakist. Mis on tulemas neitsidele? Nüüd. Ja mis siin meil on? You're very close to achieving your goals, ehk siis olete peatselt saavutamas enda mingeid eesmärke ja noh, see eesmärkidega on kindlasti niimoodi, et kui inimesed liiguvad mingite eesmärkide poole, siis on neid inimesi, kes üritavad neid nagu justkui veits takistada, et võib-olla siin see mõõkade 5 nagu energia ongi, võib-olla võib see tähendada seda, et mingid negatiivsed sidemed või suhted minevikust natukene hoiavad teid tagasi, et kui vabastate need energiat, saavutate siin mõõkade kuninga siukse iseseisva enesekindla ja samas ka eduka energia, on ju. Ja noh, tegelikult ma ütlen, et see päiksekaart juba peaks ütlema nagu ära, et te olete juba õige suuna poole liikumas vähemalt, et lihtsalt on vaja edasi tegutseda. Neitsid. See oli siis teie lugemine, kui meeldis, visake pöidla nuppu ning kohtume järgmine nädal taas. Tšau kõikidele kaaludele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Tundub, et siin Luna tahtis kaalusid ka tervitada ja hopsti ja tundub, et siin on midagi
midagi on väga hästi kellegil. Vist on nii, muidugi kaardid on siin laua peal tagurpidi, et ma ei tea, see mõnikord midagi ikka võib tähendada, aga esimese kaardina on siin väljas karikate 9. Karikate 9 on siis hästi hea sihuke seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart või sihuke soovide või unistuste täitumise kaart isegi mõnikord. Et see kaart võib öelda, et keegi satub siuksesse olukorda, et tunneb, et tema soov või unistus on täitunud. Et üleolev rahulolu ütleks selle kaardi kohta, et selle kaardi kohta võib öelda üleoleva rahulolu kaart nagu hästi palju positiivseid emotsioone siis mingi olukorraga seoses. Muidugi 9 energia, eks, et see on niisugune lõpetamiste energia, et keegi on võib-olla lõpule hästi lähedal mingis olukorras. Samas teise kaardina on siin armastajate kaart. No armastajate kaart võib nüüd hästi tugevalt tähendada hingesugulussidet. See on niisugune harmoonia, tasakaal, partnerlus, eks ju, hästi palju romantikat, muidugi ka tugev seksuaal ja kiire energia. See oli natukene ka esimeses kaardis, nüüd natukene peab olema sellega ettevaatlik, et on ka kaksiklegi sidemed ja suhted, mis tulevad meie ellu, et meile midagi õpetada. Need mõnikord võivad olla üles rajatud nii-öelda füüsilise kontakti eesmärgile, et tasub natukene ettevaatlik olla, samas ma ei tea, keegi tundub siin nagu väga rahul olevat enda olukorra üle. Muidugi armastajate kaart alati ei pea tähendama romantilist sidet ja suhet, et ta võib ka tähendada väga head sõprussidet või suhet või mingit töösidet või suhet, kui inimene teeb seda nagu hingega. Et kui inimene on hingega mingi asjaga nagu suhte loonud, siis see ongi nagu armastajate kaardi energia, sihuke harmoonia tegelikult. Muidugi nüüd 3. kaardina tuleb kaaludele välja väga võimekas müntide 8. Muidugi nüüd üks asi, müntide 8 on hästi aeglane kaart. Mündid enamasti ongi, aga müntide 8 on nagu eriti aeglane kaart. Samas see kaart on hästi suur sihuke nagu arengute kaart ja millegi üles ehitamise kaart. Et ta ütleb nagu seda, et mingid asjad võivad nagu oodatus kauem aega võtta, aga igal juhul, kui te panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, siis need arenevad teie jaoks ja see võib hästi suur sihuke nagu enesearengu kaart ka olla. Õppimine, treenimine, harjutamine, mis iganes, eks ju, ja samamoodi mingid äriideed ja ettevõtted ja samas ka tööolukordades siis mingi nagu materiaalne areng. Aga siin peabki lihtsalt kannatlik olema ja mul on niisugune tunne, et keegi lõpuks nagu tunneb, et ta ongi midagi nagu võitnud või saavutanud elus, kuna mingi hästi suur eesmärk nagu tal täitub, et ma ei tea, see on seotud mingi hästi tugeva sidemega siis teie elus. Ja vaatame lõpetuseks, mis tuleb kaaludele siit Kuutaro pakist. Mis on tulemas siit Kuutaro pakist kaaludele. Ja tuleb täiskuu jääras kaart ja Fiery Climax Approaches. Ehk siis mingid palavad energiad justkui on teie poole teel. Muidugi, ma ei tea, see palavad energiad, eks ju, see kireenergia, raseduse energia, võib-olla isegi seal armastajate kaardis, karikate 9-ga see seksuaalne emotsionaalne rahulolu, et siin tõesti on mingid sükest tulist energiat, samas müntide 8-ga mingid asjad peaksid liikuma nagu hästi rahulikult. Loodame, et siis asjad on teie jaoks ideaalses tasakaalus kaalud. See oli siis teie video, kui meeldis, visake pöidlanuppu ja kohtume järgmine nädal taas. Tšau kõikidele skorpionitele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Mis tuleb siit skorpionile? Hopsti, ja niimoodi viskas kaardid välja, hea küll. Paneme ühe kaardi tagasi, sest lendas välja 3 kaarti siin nägu üles pidi. Ja väga huvitavad kaardid. 2 suurt arkaani. Esimesena on siin skorpionile välja anda kuukaart. Kuukaart on nii-öelda kalatähtkuju kaart, samas veeenergia, sihuke tugev kuuenergia on seotud veemärkidega, et väga sihuke omane energia justkui ka skorpionile. Intuitsioon kindlasti on selle kaardiga hästi tugev, et võib-olla see kaart üritab teile öelda, et te peaksite siin mingi olukordade või valikute tegemise ajal usaldama hästi tugevalt enda sisetunnet või intuitsiooni. Ta võib negatiivse poole pealt olla sihuke pettuste, saladuste kaart, peate ettevaatlik ka nagu olema. Number 18, 1+9 on või 1+8 on 9. See mingi olukorra nagu lõpetamine, keegi võib siin olla 2 vahel, kuhu suunas nagu liikuda. Aga mul on sihuke tunne, et need kaardid üritavad öelda, et ärge jääge nagu minevikku kinni. Samas teise kaardina nüüd on siin skorpioni jaoks väljas Hierofanti kaart.
Hierofanti kaart number 5 tähendab nüüd muutuvat energiat, aga hierofant on sihuke spirituaalse abielu või liidu või siukse sideme nagu kaart. Et hästi tugev spirituaalenergia mõlema kaardiga siin on. Samas räägib see hierofant siis traditsioonidest ja ma alati ütlen, et see on nagu lepinguliste liitude kaart. Et meil on abieluleping ja meil on tööleping. Et see kaart võib ka tähendada seda, et on võimalik mingeid tugevaid töölepinguid või sidemeid sõlmida. Samas natukene peate olema nagu ettevaatlik mingite lepingute sõlmimisel, mulle tundub selle kuukaardiga, et keegi nagu mingi pettusega siin või midagi siin võib olla, et lugege lihtsalt läbi igaks juhuks kõik asjad niimoodi, et te saate aru. Aga noh, üldplaanis tegelikult ei ole üldse halb energia, sest hierofant ütleb, et siin võib olla võimalus luua tugevaid sidemeid. Ja 3. kaardina tuleb siin skorpionitele välja anda müntide äss. Ja see on siuke mõnus tunne, sellepärast et müntide äss tuleb täna esimest korda lugemises välja. Eelnevalt on siin, ma ei tea, kas vähkidele või kellegile tuli siin see karikate äss ja kohe alguses järele vist tuli sauade äss. Et hea on niimoodi, kui kõik ässad nagu tulevad näiteks ainult ühe korra mingitest tähtkujudes välja ja noh, müntide äss on siuke väga külluslik ja viljakas siis kaart, et võib tähendada viljakusena ka rasedust, eks ju, ja külluse energia on ka armastuse energia, et kui müntide äss ütleb siin, et kellegi mingi soov või unistus võib täituda, siis kui teie sooviks on mingi siuke romantika või armastus või pere loomine, siis tegelikult see on ka selle kaardiga võimalik. Aga ta võib tähendada siis mingit tööalaseid arenguid ja üleüldist siukest nagu küllust ja rikkust ja võib-olla ka kellegi jaoks nagu luksuslikku elu, et läbi mingite tugevate liitude, sidemete või suhete on võimalik siin siis midagi hästi suurt nagu kellelgi ka ehitada. Et siuke energia siin täpselt on, et tasub unistada suurelt, aga olge ettevaatlik, et ei lähe mingite kiirpetturite ohvriks, et teeni kiirelt, ma ei tea, ülipalju, et see ei ole mõtet. Vaatame, mis tuleb siit kuutarupakist, mis tuleb siit, oi. Ja siin läks segamini see asi, aga üks kaart jäi siin natukene välja, tegelikult ei, mul sisetunne ütleb, et ma ei peaks seda kaarti võtma. Vaatame uuesti üle, mis on tulemas siin skorpionile kuutarupakist. Ja täpselt nii oli, kukkus välja ainult üks kaart ja tegemist on siis uuskuu lõvis energia, mis ütleb, et enesekindlus on asja võti ja peate siin jääma siis kindlaks endale, et kui keegi üritab teid kuidagi nagu ümber veenda mingite asjadega, siis alati mõelge nagu seda, et see on juba natukene kahtlane, kui keegi nagu liiga võib-olla, ma ei tea, agressiivselt või kuidagi üritab teid nagu teie meelt muuta, et pigem jääge endale kindlaks ja läbi selle on võimalik siin neid tugevaid sidemeid ja suhteid luua. Skorpionid, see oli siis selleks korraks teie video, kui meeldis, visake pöidla nuppu ning kohtume järgmine nädal taas. Tšau kõikidele hamburitele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit hamburile. Ava kiirelt 2 väljas ja näitab enda nägu meile 3. kaart, ma teadsin. Nii läheb. Huvitav muidugi nüüd skorpioni energia oli siin eelmises lugemises. Meil tuleb skorpioni tugev energiakaart, milleks on siis surm. Ja surm ei tähenda kindlasti seda, et keegi surema hakkab, noh mitte kindlasti, võib ka kellegi puhul tähendada, eks ju, aga surm tähendab enamasti siukest spirituaalset transformatsiooni või muutust või ärkamist siis. Ja see võib tähendada täiesti uusi nagu maailmavaateid ja keegi võib hoopis teistmoodi hakata tajuma nagu maailma ja võib-olla ka inimesi. Keegi võib hakata väga hästi nagu tajuma, kui inimesed talle valetavad või kui on siirad. Samas see on hästi aeglase energiaga kaart, ütleb, et ei ole vaja kuhugi kiirustada, et kõik asjad juhtuvad õigel hetkel ja ajal. Ja muideks on see ka siuke hästi suurte nagu tsüklite lõpetamise kaart. Et pikalt kestvad tsüklid võivad siin olla lõppenud või lõppemaas. Nüüd teise kaardina on hamburil siin väljas mõõkade 8. Mõõkade 8 on natukene siuke kinnine või isolatsiooni nagu energia, see võib ka enda pea vangis olemise kaart olla justkui, enda mõtete vangis olemine, enda hirmude vangis olemine, sest mõõkade 8 põhimõtteliselt ütleb, et te peaksite võtma sideme silme eest ära ja hakkama tegutsema, sest siis te panete tähele, et mitte miski peale teie enda ei hoia teid tagasi. No siis, kui te selle sideme nii-öelda jutumärkides ära võtate silme eest, eks ju, et midagi võib siin olla seotud suhtlusega, sest mõõgad on tugevad nagu suhtluse energia
kaardid. Mingi kinnine suhtlus võib-olla või keegi peaks alustama mingit suhtlust, võib-olla keegi ei julge teiega alustada suhtlust, võib-olla te ise kardate alustada mingit suhtlust, aga igal juhul pigem see kaart soovitab siis nagu tegutseda, et liikuda koha pealt edasi, et te olete võib-olla liiga kauaks jäänud ühe koha peale seisma. Muidugi see on täpselt sihuke spirituaalse ärkamise nagu energia, et mingite asjadega tegelemine ja siis avastused ja tegelikult tuleb siin kolmanda kaardina välja ülempreest rinna. Ja see on nüüd hästi sihuke tugev naiselik spirituaalne energia. See on mõnikord ka sihuke nagu tarolugeja energia, et ma ei tea, kas te võite tarolt saada hästi resoneeruvaid sõnumeid või te võite ise tarolugeja olla. Mingi müstika, mingi salapära on siin, te võite midagi teada saada, mingi saladuse, midagi võib olla seotud siin kavalusega, midagi te võite avastada, aga jällegi see sihuke nagu intuitsioon ja see kaart samamoodi ütleb, et usaldage enda sisetunnet. Ma ei tea, mis olukorrad siin on, millegiga te peate tegelema ja millegist te hoiate ennast nagu tagasi, et võib-olla mingid mineviku olukorrad panid teid ennast nagu natukene alla arvama ja nüüd te ei julge tegutseda, aga tegelikult siin nagu spirituaalenergia räägib, et te olete rohkemgi kui valmis. Et ma ei tea, kuidas või miks või kes see siin nagu tajub neid inimesi teistmoodi. Huvitav energia, hamburit pole ammu olnud siukseid mõtteid nii-öelda lugemise ajal, mis nende kaartidega tulevad. Vaatame lõpetuseks, mis tuleb Kuutaro pakist hamburitele, mis tuleb siit Kuutaro pakist hamburitele. Ma ei tea, millegipärast natuke olen selles nagu Skorpionis ka kinni või kogu aeg on peas käib nagu Skorpion, et on nagu hamburi lugemine ja tundub nagu, et võib-olla ma paar korda ütlesin siin lugemise ajal teile kogemata Skorpion, ilmselt ei öelnud, aga millegipärast korrutab seda Skorpionit ja esimene kaart oli surmakaart, mis on Skorpioni energiakaart. Ma ei tea, hamburit teil võib olla midagi seotud selle Skorpioni tähtkujuga, võib-olla on endal mingi tõusumärk või kuumärk, aga võib ka olla mingi teatud isikuga siis ja sellel teatud isikul ei pruugi päiksemärk olla Skorpion. Et see on halb nagu ei keeruline nagu selgitada, aga tuleb Kuutaro pakist kaart, mis ütleb, et astuge enda mugavustsoonist välja ja ilmselt siin on vaja siis midagi on seotud suhtlusega, see mõõkade 8 juba ennem ütlesin ja ilmselt on vaja siin lihtsalt alustada mingit suhtlust, et mitte karta ja alustada suhtlust ja teha ära see esimene samm ja sealt saavad ilmselt asjad hakata liikuma teie jaoks edasi. Hamburid, see oli siis selleks korraks teie video, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume järgmine nädal taas. Tšau kõikidele kaljukitsedele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit kaljukitsedele ossa. Väga huvitav, väga huvitav. Esimese kaardina tahtis kohe nägu näidata meile müntide 10 ja olgu ka ära öeldud kaljukitsed, et teil tulid kõik kaardid kohe algul nägu ülespidi. Siuke huvitav, et mingi avatud lugu, ma ei tea, millega see seotud võib siin olla, muidugi müntide 10 esimese kaardina ülimalt hea kaart, mida saada 10-test minu arust nagu parim kaart, et ta räägib üleüldisest küllusest, et see on hea nagu pere ja armastuse ja suhete energia, see võib tähendada isegi rasedust on ju viljakuse näol, aga samas ka siuke väga hea töö ja luksusliku nagu elukaart ja materiaalsed nagu arengud, et justkui kaart ütleb, et mingi raskem tsükkel on teil selja taga ja peaks algama siis nagu uus palju külluslikum tsükkel. Nüüd imelikuks teeb asja see, et teise kaardina oli kohe laua peal mõõkade 3 ja mõõkade 3 võib tähendada mingeid segavaid faktoreid sidemetes või suhetes. Võib tähendada kolmandaid isikuid, alati ei pea tähendama, aga võib tähendada, et keegi üritab mingi sideme või suhte vahele tulla. Ükskõik, kas see on siis mingi tööside, sõprusside või armastusside, eks ju. Aga võib olla see, et need sidemed omavahel võivad üksteist segada. Et sellega peab nagu natukene ettevaatlik olema. Aga mingis mõttes võib see nagu viidata sellele müntide 10-le ka, et nagu ma ütlesin, et 10-d räägivad alati nagu halvema tsükli lõpetamisest ja uue parema tsükli alustamisest, et siis minevikus siin mõõkade 3-ga võis lõvil olla mingit pettumustunnet, valetamist, saladusi, midagi siukest. Midagi võis olla seotud suhtlusega, keegi võis kellelegi midagi väga halvasti öelda, eks ju. Aga nüüd peaks siis algama uus tsükkel, samas nüüd 3. kaardina on kaljukitsedel väljas siin kuradi kaart.
ja seda pole vist tükk aega nüüd kaljukitsedel olnud. Kaljukitse enda energia on tegelikult kuradikaardi energia, et põhimõtteliselt kui kaljukitsele tuleb välja see nagu kuradikaart, siis peaks see tähendama nagu seda, et see on enda võimekuse saavutamine või taastamine või sihuke nagu hästi tugev positiivne energia kaljukitsele. Samas mind natukene ettevaatlikuks teeb siin see mõõkade 3 ees, eks ju. Ja kuradikaart võib tähendada mingeid toksilisi sidemeid, suhteid, sõltuvusi, halbu harjumusi, negatiivset mõtteviisi ka kindlasti või mingite illusioonide vangis olemist või hirmude vangis olemist. Et noh, ma ütlen, et siin võib ka olla nagu täpselt see, et mingi kolmandad isikud või just mulle tundub kolmandad isikud võivad siin üritada mingi negatiivse nagu energiaga tulla või üritada tulla nagu suhte vahele. Ma ei tea siis, mis suhtega tegemist on, eks ju, siin ees on müntide 10, mis on natukene tööenergia, et peate lihtsalt ettevaatlik olema ja võib-olla intuitsiooniga siis usaldage rohkem, et kui tunnete, et inimeste juures on midagi kahtlast või inimestel on mingi kahtlased eesmärgid, siis ei tasu nende inimestega justkui koostööd teha või aega koos veeta. Aga üldpildis tegelikult nagu kaljukitsele peaks tähendama nagu väga head energiat, et igale tähtkujule, kui tuleb nende enda energiakaart välja, siis see on positiivne nagu, et tähendab mingit võimekust. Vaatame lõpetuseks, mis tuleb kuu tarotpakist kaljukitsedele, mis on tulemas. Ja meditate and contemplate või? Ei ole. Don't let your past hold you back. Ära lase enda minevikul ennast tagasi hoida. Ehk siis hoopis tükis võib see ikkagi olla siin niimoodi, et minevikus selle mõõkade 3-ga on siin mingit pettumustunnet ja valutunnet ja võib-olla on tulnud siin mingid isikud ja olukorrad siin mingite suhete vahele. Aga nüüd tulekski nagu siis õppida nendest mineviku vigadest, vabastada see negatiivne energia ja hirmud, mitte korrata enam neid vigu ja see ongi juba päris suur areng ja tasubki minna positiivselt edasi, et ei ole vaja liigselt muretseda nende asjade pärast, mis on minevikus, sest minevikku nagu nii muuta ei saa, et pigem tasub mõelda siis tulevikule, sest tulevikku saate te luua. Kaljukitsed, see oli siis teie video, kui meeldis, visake pöidla nuppu ning kohtume järgmine nädal taas. Tšau kõikidele veevalajatele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit veevalajale. Üks kaart kiirelt väljas, teine juures, korra näitas, aga ei näinud, on ju. Ja hakkame siit kohe alguses võtma, see ka midagi siin näitas esimese kaardina, mis natukene ennast näitas, on siis veevalajal ülempreestrinna, mis on siis hästi tugev siuke nagu naiselik spirituaalne energia. Natukene tarolugeja energia, et ma ei tea veevalajad, kas te tegelete taroga või saate tarolt väga resoneeruvaid sõnumeid või te peate usaldama rohkem siin enda intuitsiooni, et siin ka intuitsiooniga te võite väga hästi tunnetada ära, mis inimesed on teie nagu ümber, et keda te saate usaldada ja keda te ei tohiks usaldada. Mingi saladuse võite teada saada, midagi avastada, aga hästi suur ka siuke eneseavastuse nagu energia, et eneseteadlikkus, et mingid spirituaalvõimeid võite ka põhimõtteliselt siin avaldada iseendas või avastada, muidugi aga nüüd seda olukorda pidurdab siin teise kaardina mõõkade 8, sest mõõkade 8 on siuke isolatsiooni või koha peal seismise nagu kaart ja mitte tegutsemine. Samas see kaart ütleb, et mitte miski peale teie enda ei hoia teid nagu tagasi. Et siin võib olla nagu see, et keegi on selle spirituaalse ärkamise teekonnal ja peab nagu aru saama sellest, mida ta tegi minevikus valesti ja mida ta saaks teha, et selliseid olukordi nagu vältida ja peab õppima lihtsalt mineviku vigadest, aga samas ei tohi ka nendest hirmudest nagu kinni hoida. Et te ei tohi mõelda kindlasti niimoodi, et kui mul minevikus läks mingi halvasti või juhtus mingi halb asi või kogemus või sündmus, et nüüd tulevikus kindlasti on võimalik, et see juhtub uuesti. Et niimoodi ei tohi tegelikult mõelda, et sellega te hoiate seda mineviku negatiivset energiat kinni, et pigem peaksin laskma lahti ja hakkama tegutsema. Muidugi mõõgad, tugev mentaalne, samas ka suhtluse energia, et võib-olla te peaksite siin võtma julguse kokku ja alustama mingit suhtlust. Nüüd aga kolmanda kaardina tuleb siit välja õnneratas ja täpselt nii on, et ilmselt te selle mõõkade 8-ga olete liiga palju koha peal seisnud ja õnneratas ütleb nii, et kui te seisite liigselt ühe koha peal paigal ja ei liigu kuhugi suunas nagu edasi, siis võib hakata saatma teid ebaõnn ja võivad mingid olukorrad sootuks ära nagu lõppeda. Samas õnneratas ütleb, et kui te ise tegutsete, siis saadab teid universum hea õnnega ja uute võimaluste ja uute valikutega. Et see on selline kaart, mis põhimõtteliselt ütleb, et igaüks on enda õnnesepp, et kui te ise tegutsete, siis tuleb ka juurde neid võimalusi
võimalusi ja valikuid, kuhu suunas nagu liikuda, aga kui te seisate koha peal, siis lõpevad ka järgi olevad võimalused nagu ära põhimõtteliselt. Et igal juhul millegipärast siin nagu need kaardid soovitavad hakata teil nagu kiiremini tegutsema, samas peate te siin usaldama nagu enda sisetunnet või intuitsiooni selle ülempreest rinnaga ja see peaks juhtima teid tegelikult õigele teele. Vaatame lõpetuseks, mis tuleb Kuutaro pakist veevalajana. Mis on tulemas Kuutaro pakist ja täpselt nii, nagu mulle tundus siin see suhtluse energia, sellepärast et tuleb uus kuu kaksikus kaart, mis siis ütleb, et communication is key, ehk siis suhtlus on asja võti. Et ma ei tea, mis osas siin see suhtlus on, eks ju, aga see suhtlus peab nagu algama, et kui teil tõesti on mingi hirm tänu mingile mineviku kogemusele või sündmusele, siis väga lihtne ongi sellest hirmust nagu üle saada, et teha see nagu samm ära, alustada seda suhtlust ja siis te näete nagu alles, kuhu suunas see asi hakkab liikuma. Et senikaua, kuni te kardate või ei tegutse, see ei vii teid mitte kuhugi, te lihtsalt raiskate aega. Veevalajad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume järgmine nädal taas. Tšau kõikidele kaladele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit hopsti kiirelt kaladele lähitulevik ja tundub, et siin on palju. Ma panen kõik tagasi ja võtan ikkagi ühe kaardi, mis on tulemas kaladele. Hopsti, ma arvan, et kalad see teile sobib. Esimese kaardina muidugi oli kaladel siin väljas karikate kuningas. Karikate kuningas on kalade enda siuke energiakaart, et väga positiivne. Kuninga energia on meesenergia, see ei pea alati tähendama meesterahvast. Võib ka naisterahvaste energia siin olla, tegemist on hästi spirituaalse ja empaatse energiaga. Karikate kuningas on enamasti siuke hästi eluküps inimene, hindab olukordi kaine meele ja mõistusega. Tegemist on siin emotsionaalse inimesega, aga inimene peaks ka oskama enda emotsioone nagu hästi tagasi hoida või kontrollida. Et siuke väga stabiilne, nagu stabiilse energiaga kaart justkui, spirituaalse energiaga kindlasti, et võib see olla teie enda energia, võib olla see mingi austaja partneri lähedase isiku energia, kui mitte kedagi selles energias hetkel ära ei tunne. Võib see olla mingi uus inimene, kes teie ellu tekib või siis teie enda energia siin lähitulevikus. Ja see energia võib teie poole tulla just selle kaardiga, mis siin lõpus tuli ja on see siis päiksekaart. Viskas kohe kaardi nägu ülespidi välja siit pakist ja kui päikse energia tuleb välja, siis tegelikult midagi meeletult halvasti minna ei saa, sest ta ikkagi näitab alati edukust ja arengut ja siukseid võidukaid olukordi ja positiivseid emotsioone. On ta siis ka kõikides sidemetes ja suhetes hästi hea kaart, sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed, romantilistesse suhetesse kindlasti võib tähendada rasedust, positiivset energiat ja tõesti siuke väga nagu kuidagi nagu uhke energia või keegi saab siin nagu uhkust tunda millegi üle, et siuke huvitavalt hea energia ja läheb veel põnevamaks, sellepärast et päikse kõrvale tuleb siin välja kohe sauade emand, toob siia karikate kuninga veele seda tuld, sellega muidugi natukene peab ettevaatlik olema, sest tuli tavaliselt või tähendab vesi tavaliselt kustutab tule, et see on siuke vastandite võib-olla tõmbumine siin mingis olukorras, et ma ei tea, kalad, kas te olete siin mingis sidemes või suhtes või võib siin midagi tekkida. Muidugi sauade emandaga midagi kirglikku, sellega peab natukene ettevaatlik olema, et tugev seksuaalne energia ja päiksekaardis oli see nagu rasedus ka natuke sees. Muidugi sauad võivad näidata siin head välimust, sportlikkust, aktiivsus, loovust, kirglikkus kindlasti, kellegi võib koduloom olla kass, siin sauade emanda peal on see olemas, aga see on hästi enesekindel nagu inimene ja ma alati ütlen, et sauade emand on minu arust kõige siuksem võimekam emanda kaart Taro pakis, et kui see inimene võtab kätte, siis ta tegutseb ja ta saavutab selle, mille nimel ta nagu tegutseb. Et ilmselt on siin nagu mees ja naisenergia, ma ei tea, kumb on kumma oma, eeldame, et kui meil on ikka naisenergia ja meesenergia, siis on meesenergia mehe oma, naisenergia naise oma, aga see võib siin selles lugemises olla natukene vastupidi kalad. Sauadega see tugev seksuaalenergia on siuke meestele natukene rohkem omane. Aga vaatame lõpetuseks, mis tuleb Kuutaro pakist kaladele. Ja hopsti, kiiresti.
viimane kaart siin väljas ja täiskuu kaljukitses the end of a tough cycle approaches ehk siis raske tsükli lõpp on lähenemas ja ma ei tea, mis raske tsükkel teil siin täpselt oli, aga nendest kaartidest hetkel midagi kindlasti halba välja ei loe. Ja noh, kui ikkagi on see päiksekaart väljas, siis peaks kõik minema hästi. Kalad, see oli siis selleks korras teie lugemine ja visake pöidlanuppu, kui meeldis ning kohtume järgmine nädal taas.